No nii, palgalipik on lahti võetud, võtame, ütleme nii, nagu palgalipiku peal kirjas on, ei ole mingit keerutamist täna, eks ole. Nad ütlesid, et ei, te peate kohale tulema. Ja intervjuu toimus siis Griffithis siin, kus me praegu oleme, aga meie olime 3000 kilomeetri kaugusel. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu eelmine nädal lubatud, siis jätkame nendel veinikaradadel ka see nädal, kuigi nüüd siis nii-öelda meie kogemus ja meie lood ja kuidas meil veinikas läks. Et eelmine korda rääkisime natuke üldisemalt. Ja küsimused jäid ka vastamata. Just, me vist ühe küsimuse vastasime, et kas me veini joome veel. Aga nii, et jah, kui ehk siis kui sa ei ole kuulanud eelmist episoodi, siis seal me räägime üldisemalt, kuidas kandideerida veinikasse, mis on seal erinevad positsioonid, ehk siis täna me midagi sellest nii-öelda otseselt ei räägi, ehk siis kui mõni lugu tundub segane või midagi, siis mine kuula eelmist episoodi ka. Ja see järjekord ongi põhjusega niimoodi tehtud ja võib-olla see eelmine episood, ma ei ole nüüd päris kindel, me ei ole saanud seda nii-öelda üle kuulata veel, kas see tuli väga keeruline või mitte, et kui ikkagi, seda ütlevad enamik inimesed, et kui see ikkagi ei ole töötanud veinikas, siis mul ei ole lihtsalt mõtet sul hakata rääkima seda. Lähed, siis näed. No endal oli ka aju päris krussis selle osa väga lõpuks. Et, aga see oli väga oluline need asjad ära rääkida, sest muidu, kui me praegu hakkaksime rääkima enda kokku siis 7 aastat veinitehase töö nii-öelda hooajas, siis me peaks iga loo juurde hakkama rääkima mingist tööpositsioonist. Aga siis seal on nii ja. Nii et ma arvan, et see oli ikkagi õige otsus, et nüüd see osa saab särada. Jah, nii et kui keegi ei kuulanud, sest oli keeruline, siis võib-olla ongi see osa, kuulata seda osa ja siis minna teise osa juurde, et ma ei tea, mis pidi see kuidagi loogilisem oleks, aga igal juhul, kui keegi väga tahab veinika kohta teada, siis jah, see teine osa siis, ma ei tea, kuulad ära ja siis kunagi lähed veinikasse tööle, siis saad aru, kui muidu ei saa. Just. Nii et jah, aga kas me sukeldume kõigepealt enda lugudesse või võtame alustuseks mõned küsimused? Äkki teeme nagu nii-öelda podcast, et meil ei oleks see, et me räägime nüüd ainult lugusid ja siis tulevad küsimused või vastupidi, et teeme jooksvalt. Et ma ei tea, üks lugu saab otsa, siis teeme jälle ühe küsimuse ja et me võime kohe nagu alustada mingist küsimusest, kas sul on kohe midagi. Alustame siis kohe sellisest kõige põnevamast. Palju palka saab? Palju palka saab? See on hea küsimus. Oleneb erinevates veinikates, aga peamiselt nagu eelmises osas ka mainitud, siis palga määrab enamus veinikates siis see ongi vist Winemakers Award või midagi sükest, kus on siis kõikide veinika töötajate miinimumpalgad siis paika pandud, et alati võib veinikas rohkem maksta sulle. Aga võime siis oma kogemuse pealt öelda, et meie töötasime veinikas, kus töötati 6 päeva nädalas, 12 tundi päevas. See oli ideaalne, see oli nagu kui sa said need tunnid. Alati ei saanud neid tunde. Nii et ma ei tea, kas ma ütlen siis tunnipalga või võime öelda sinu viimase hooaja tunnipalga või? Jah, jällegi siin tuleb arvestada seda, et iga aasta palk tõuseb, iga juulikuu tõuseb palk, mis tähendab seda, et kui sa kuulad seda episoodi aasta hiljem, siis ilmselgelt ei ole need numbrid samad. Nii et minu arust see aasta oli sul siis Brenda töötas öövahetuses, nii et tal oli veel lisaks oli siis see ööprotsent oli juures. Me võime payslipi välja võtta ja öelda, palju mingi protsendi pealt palka saab, siis ei ole mingit mulli ajamist ja keerutamist. No nii, palgalipik on lahti võetud, võtame, ütleme nii, nagu palgalipiku peal kirjas on, ei ole mingit keerutamist täna, eks ole. Nii et baaspalk oli Brendal siis see aasta $34 ja 19 senti. See oleks siis olnud see palk, kui sa oleks töötanud päevavahetuses. Brenda sai siis veel lisaks nii-öelda inglise keeles öeldakse night shift loading ehk siis öövahetuse, ma ei tea, boonuspalka või mis iganes. Ja see oli sul siis $11 ja 97 senti tunnis. Ehk siis peaaegu $12 tunnis said siis selle eest lisaks, et sa öövahetuses käisid. Nii, et siis see teeb tunnipalgaks. Ja see teeb siis tunnipalgaks $46 enam-vähem. Ja need siis see $46 sinu puhul öövahetuses sa said siis need esimesed 7,5 tundi päevast, eks ole, kus on nii-öelda see normaal tööaeg. Ja peale seda oli siis ületunnipalk,
mis oli $63 ja 25 senti. Nii et jah, laias laastus on see, veinikates on see hästi nagu selline süsteem tehtud, et sul ei ole nagu nädala lõikes üle tunni palka või midagi, vaid sul on päeva lõikes. Jah. Et see, et sa lähed üks päev tööle ja sa oled 6 päeva tööl, siis sa saad oma nagu fiks tavapalga, mis see nagu klassikaline palk sul on ju. Ja siis see, et sa näiteks järgmine päev lähed teed 12 tundi, siis alates 7,5 tunnist edasi on sul siis topeltpalk, põhimõtteliselt topeltpalk on ju, suurem palk siis. Ja veinikates on veel selline asi, et kui sind juba tööle kutsutakse, siis sa pead vähemalt 4 tundi tööl olema. jah, Et ei ole nii, et sind kutsutakse tööle ja siis on mingi, kuule, täna ei ole tööd, et mine tagasi koju. Et siis mingi poole tunni pealt või tunni pealt, ehk siis nagu vähemalt iga päev, kui sa lähed tööle, siis vähemalt 4 tundi sind seal hoitakse, isegi kui saadetakse varem koju, siis nad maksavad sulle 4 tundi. ja. Ja kuna see siis on niimoodi, et põhimõtteliselt, kui sa saad 5 päeva jutti 12 tundi, siis ongi iga päev 7,5 on see tavapalk, pluss siis need lisa 4 tundi on ekstra palk ja 6 päev, kuna tunnid on juba nii kõrged, siis 6 päev on sul terve päev see suur palk. Big money. Ja kui sa oled siis veel öövahetuses, siis sul on seal need ekstra tunnid veel, ekstra raha siin otsa, nii et jah, olenevalt aastast, et see kõige esimene aasta, eks meie juttude käigus siis selgub, see kõige esimene aasta, mis me olime, siis me saime oma põhimõtteliselt, sina vist tegidki pea 8 nädalat kõik täistunnid, mina peaaegu, mul vist 1 nädal jäi ära, ma mäletan, mingi siuke poolik, aga kuna meil siin kliima on nagu ta on ja on läinud siin nagu väga sassi mingid asjad, siis hetkel ei ole võib-olla veinikas see aeg, kus sa saad, et keegi ütleb sulle, et sa saad 6 päeva nädalas 12 tundi tööd, et pigem see ilm ei luba, aga see varsti paari aasta pärast võib jälle olla tipus. Jah, absoluutselt ja nagu me oleme ka rääkinud enne, et ma ütleks, et nüüd pigem on juba populaarsem, et enamus veinikad pigem teevad 3 vahetust päevas, 8-tunnised vahetused, ehk siis ei käi keegi 72 tundi nädalas tööl, ehk siis neid veinikaid, kus tehakse 12-tunniseid vahetusi, on järjest vähem. Ehk siis ja see on muidugi, peaks vähem nutsu maksma, kuigi samas mina ei ole kindel, kas see mängib niimoodi välja, et sa pead ikkagi rohkem inimesi treenima, et ma ei tea. Ja seal on nagu, tuleb ka jälle hiljem meie juttude käigus välja, et sa ju pead, meil veinikas peavad olema mingid teatud koolitused, mis maksavad, on ju, inimese pealt päris palju ja nii edasi, samas ma mõtlen, et miks on veinikates tehtud, miks on see riiklikult niimoodi palgatase siis mingi miinimum pandud, ongi sellepärast, et see töö on ohtlik selles mõttes, et kui inimene on väsinud, et nagu mida kauem sa oled tööl, ma ei oska nüüd seda eesti keeles kuidagi lahti seletada, mida kauem sa oled tööl, seda rohkem sa hakkad vigu tegema. Jah, see on nagu autoga sõitmisel, et väsinuna sõites on põhimõtteliselt sama ohtlik või mõnikord ka ohtlikum kui alkoholijoobes või mis iganes, mis ainejoobes olla sõita. Ja see ongi siis see point, miks tegelikult peaks olema siis lühemad vahetused justkui. Ja siis kuna see nii-öelda palgatase on nii kõrge laetud, et veinikad teeks oma 3 vahetuse asja. Ja me oleme kuulnud ka, et selle 3 vahetusega pidi olema eriti nagu error selle vahetuse üleandmisega, et kui sul on nagu 2 vahetust, siis veel vaata tekib vahetuse üleandmisega mingisuguseid erroreid, et siis kui on 3 vahetust, et siis on nagu ekstra kuidagi, kus keegi ei teinud midagi ära või see info sulg või mingisugused asjad. 3 vahetusega on eriti ja see, et sa oled ühes vahetuses, vaata, annad teisele vahetuse üle ja saad 3. vahetust süüdistada, vaata. Kui 2 vahetusega on see, et päevavahetus süüdistab öövahetust ja vastupidi. Jah, aga üleandmisel ei saa kedagi süüdistada. Ja aga on veel mõned veinikad, mis teevad 12-tunniseid töid ja see on jälle täpselt, mida keegi siia tegema tuleb, mida keegi eelistab, et mina ausalt öeldes, et võtaks see 2 kuud ja teeks see 12 tundi 6 päeva nädalas ja ülejäänud mõned kuud chillin niisama versus, et ma käin iga päev 8 tundi tööl ja saan poole vähem palka, ma ei viitsiks siia tullagi nagu sellepärast lõppkokkuvõttes, et neil jääb ka neid 8-tunniseid tööpäevi ära. Ja jah, põhimõtteliselt on siis võimalik jällegi oleneb ilmast, aga on võimalik teenida nädalas $3,500. Jah. Ja see jälle oleneb, miks me räägime just nagu nendest summadest niimoodi, on see, et see oleneb ju
sinu, palju sa aastas teeninud oled, et Austraalias on ju maksusüsteem teistmoodi, kui me Eestis harjunud oleme. jah, et põhimõtteliselt noh, sa võid teenida, ütleme jah, see Brenda nüüd see aasta, kui ta oleks käinud täis töönädala, siis oleks võib-olla, vist arvutasime kokku, et kuskil $3,800 või $3,900 enne makse oleks olnud ja siis oleneb lihtsalt, kui palju sa aastas teeninud oleks hetkeks, et mis protsendi peal sinu nii-öelda see maksumäär on tol hetkel. Siin on jah, Austraalias on astmeline, et kui palju sa aastas siis teenid, selle järgi siis loeb maksumäär, palju sa makse maksad. Nii et rikkamad maksavad rohkem makse. Just. Nii et... Ja see on siis meie näitel, et jah, et nüüd arvesta sellega, et kui sa siis käid seal 8 päeva, noh, mina tean, et need, kes siis käivad 3 nendes veinikates, kus on 3 shifti, nii-öelda 24 tunni jooksul siis nemad käivad esmaspäevast reedeni tööl. Ja siis on nagu see hetk, et noh, need tublimad või kes siis nagu kuidagi paistavad paremini silma või ma ei tea, mis süsteemid, kus veinikates on, kellel on onupoja poliitika on ja kellel on päriselt see, et targad ja asjalikud saavadki rohkem tunde, kuidas iganes. Oleneb, kuhu tiimi sa satud ja nii edasi, kuidas sa meeldud oma supervisorile ja bla, bla, bla. Aga suures pildis on see, et ka nendes veinikates siis võib juhtuda see, et sa saad mingid lisa 2 tundi veel teha, et mõni päev teed võib-olla 10 tundi. Või siis mõnikord on sul võimalik minna ala laupäeval ka tööle, et saad oma 6. päeva, mis jah, noh, pigem nad vist ei luba seda vaata. Nii et tegelikult ka selle 12 tunni raames on ju samamoodi tööpäevi jääb ära ja nii edasi. Absoluutselt, jah. Nii et sellised palgad on veinikates, nagu iga põllumajanduslik asi oleneb ka ilmast tugevalt. Nii et jah, võt. Kas võtame ühe küsimuse veel enne, kui... Ma ei tea, kas sul on mingi küsimus? Kuidas mu telefon siit ära kadus? Ma ei tea. Kus see sinna sai? Mingi ajukahjustus või? Ei no ma küsisin ju küsimuse siit telefonist. Me vaatasime palgalipikuid. Jah. Ma vaatan, et mul üks küsimus siin on, et kas veinitehases töötamiseks on vaja eelnevat kogemust või saab ka ilma, et põhimõtteliselt me sellest juba rääkisime enne ka, aga lõppkokkuvõttes ei ole vaja eelnevat veinika kogemust, ei ole vaja. Arvatavasti, kui tahate mingi hetk minna väiksematesse sükestesse butiikveinikatesse, premium veinikatesse, siis nemad soovivad näha eelnevat kogemust, aga just sükestesse suurematesse kohtadesse ei ole tarvis. Kindlasti ja nagu eelmine kord juba mainisime, on raske ilma eelneva Austraalia töökogemuseta on raske saada veinikasse tööle, sest et konkurents on nii suur, aga ka ei ole võimatu. Aga jah, nagu ütlesin, siis eelmises osas rääkisime juba sellest pikemalt. Ja kuna sa siin tõid kohe välja, siis ma ütlen järgmise küsimuse ka ja see on väga kiire vastus, et kas mis vahe on väikestel ja suurtel veinitehastel või sellel nagu valmistamise protsessil, siis kindlasti nagu suured tehased, kõik see, mis me eelmises episoodis, kogu see protsess, mis me rääkisime, oligi ka suure tehase näide, et on väiksed tehased, mis teevad kindlasti teistmoodi, võib-olla mingeid asju teevad rohkem käsitsi ja ilmselt see ongi siis suurte ja väikeste tehaste vahe, pluss siis nii-öelda need premium veinitehased on ka pigem väiksemad ja seal siis võib ka olla nii-öelda, ma ei tea, rohkem antakse võib-olla vastutus seal ja sa teed rohkem seal mingeid erinevaid asju, sellepärast et seal on vähem töötajaid. Aga kuna me ise ei ole väikses veinikas töötanud, siis ei ole kogemus selles osas, nii et ei oska nagu rääkida. Kuulnud, et pidavat olema nagu lahe kogemus ja teistsugune kogemus sellisest suurest veinikast. Nii et kindlasti oled seal rohkem ka tiimi osa ja et sa ei ole see mingi suvaline mutrikene kuskil suures. Ja. Nii et jah. No nii, aga kas jätame siis siia väikse küsimuse pausi, jätame küsimusi hiljemaks ka, aga ma arvan, et võimegi ju siis alustada, et kuidas meie üldse sattusime veinikasse. No alustame. No selle jaoks, et veinikasse saada, me kandideerisime. See on samm number 1. Minu arust esimene aasta me kandideerisime kuskil 20 veinikasse. Tegelikult? Jaa. Siia piirkonda, kus me oleme, siis me kandideerisime 2 ainult või? Ei, siia me kandideerisime äkki mingi 3-4 või? Jaa. Ma ei mäleta üldse. Jah, no sest ma tegin Sa tegid, jah. Ma tegin enamus kandideerimised.
nii et jah, me kandideerisime paljudesse ja reaalselt üks veinikas vastas meile. ja veinikas, kuhu me kõige rohkem minna tahtsime. jah, Sellepärast, et me saimegi nagu meil sõbrad soovitasid, ütlesid, nad olid seal töötanud, rääkisid nendest summadest ja siis meil mõlemal oli silme ees $märgid, sest tol hetkel me olime seal maisiliinil, on ju. Nii et siis me olime okei, me peame sinna veinikasse saama ja siis me kandideerisime erinevatesse ja siis see oli see, et noh, kui saame sinna, siis on super äge, aga teised on alternatiivid. ja see oli siis aasta 2020 september-oktoober, kui me kandideerisime. Me vist oleme siin meie loo seerias jõudnud ka enam-vähem sinna kohta, et see on see, kus me just autoga läheme trippima peale maisiliini lõpetamist. Ja ehk siis jah, me kandideerisime, ja siis me oktoobri keskpaigast kuskil läksime trippima. Ja selle meie loo ajal Hans mõtleb siis seda, et meil on podcastis tegelikult sari, meie lugu, ma arvan, meil on väljas vist meie lugu 4 või meie lugu 5 ja et me jõuame enam-vähem siia samma veinika osasse, et meil on vaja üks veel tagant järgi teha mingi hetk. Jah, just. Nii et ja siis me alustasime oma trippi, sellest räägime seal pikemalt siis, kuidas see tripi algus oli, aga põhimõtteliselt me olime trippi teinud nädal aega ja siis meil tuli sõnum või meil või kõne, et kutsuks teid intervjuule. Ja tol ajal enne Covidit ei olnud sükest asja, et vähemalt seal veinikas, kes meid kutsus intervjuule, ei olnud sellist asja, et teeks videokõnega. Nad ütlesid, et ei, te peate kohale tulema. Ja intervjuu toimus siis Griffithis siin, kus me praegu oleme. Aga meie olime 3000 kilomeetri kaugusel. Me olime Põhja-Queenslandis ja me tegime trippi, millest ma olin unistanud sellest hetkest, kui me Austraaliasse tulime ja millega ma olin aasta otsa motiveerinud ennast seal maisiliinil rügama, et sinna tripile minna. Just, ja nädal aega trippi teinud ja siis oli, et ja kes ei oska võib-olla visualiseerida, mis mõõtühik on 3000 kilomeetrit, siis 3000 kilomeetrit võin öelda, on autoga Tallinnast Pariisi. Ehk siis kujutage ette, et keegi helistab teile, et tule nüüd Pariisi töövestlusele nädala pärast. Ja ma mäletan nii hästi hommikut, me tegime pannkooki, me olime kuskil tasuta platsil. Ma pesin ämbris meie pesu. Jah, mina tegin pannkooke. Ja siis me seal mõtlesime. Ja mõtlesime ikka oma... See oli nii raske. Kas see on mingi 2-3 tundi või? See oli nii nõme ja mina üldse ei tahtnud tegelikult minna. Sina ei tahtnud üldse minna? Üldse ei tahtnud minna. Mina ka nagu ei tahtnud minna, aga minu see nii-öelda see metsik reaal praktiline aju oli nagu mingi, see on loogiline. Ja ei, meil oli see mõlemal, et me teadsime, me peame tulema ja et ilmselgelt me peame otsa ümber pöörama, aga meil oli see, et aga me ju nii tahame seda trippi teha ja siis me lihtsalt üritasime nagu välja mõelda, kuidas me saame nii teha, et see oleks nagu meile hea või nagu, et meie tahtmised saaks ka nii-öelda täidetud, et okei, et käime seal ära, kas me siis tuleme tagasi, et noh, see on liiga pikk trip, et ei saa, okei, käime veinikas ära, et lähme siis pärast seda tuleme tegema, et me kuidagi pidime mingi lubaduse endale tegema, et see ei jää ära selle pärast. Just. Nii et lõpuks me siis otsustasime, et me läheme ja me vist otsustasime, kuidas me otsustasime lõpuks, et me teeme praegu siis seal New South Walesi idakalda tripi põhimõtteliselt ja siis ma ei tea aasta pärast või mis iganes teeme siis seal seda põhjatrippi. Jah, et kui nüüd kaarti vaadata, siis me olime üleval põhjas idakaldal või noh, kõige suurem linn seal Townsville, me olime Townsville'i juures. Ja me olime Townsville'ist natuke põhja poole. Jah, et ikkagi nagu väga-väga põhjas. Ja koht, millest meie räägime, on siis New South Walesi osariigis, mis on Lõuna-Austraalias ja Sydneyst põhimõtteliselt 7 tundi sisemaale otse tulla peaaegu. Siis meil oligi plaanis, et me tuleme siia ja siis paneme siit Sydneysse ja siis Sydneyst tripime üles Queenslandi. Jah, just. Ja siis siis me keerasime otsa ringi ja tulime intervjuule. Ja me olime väga tähtis detail, et me olime elanud
terve selle aja, kui me olime Austraalias olnud, aasta midagi peale, olime elanud Queenslandis, Põhja-Queenslandis. Nii et meil pool aega elasime Lõuna-Queenslandis ka. Jah. Et siis nagu meil oli kogu aeg suvi. Et nagu me ei teadnud, et Austraalias talv on. Me teadsime, aga me ei olnud tundnud, ei teadnud, mis see päris täpselt tähendab. Ja siis meil oligi plaanis siia tripima tulla edasi. Oktoobris. Ja siis me tulime intervjuule. Ma ei teagi, kas sa mäletad midagi. Ma mäletan, et Brenda meil oli see, et kas me saame intervjuud koos teha, sest siis sa väga palju inglise keelt ei rääkinud. Üldse ei rääkinud siis. Üldse ei rääkinud. Ja kas sa üldse mäletad, kas sa ütlesid midagi intervjuul? Ma mäletan, et ma ei tahtnud sinna minna juba sellepärast, et see kõik tundus nii hirmus, et ma pean kuskil intervjuule minema. Et see ei olnud selline farmi töö, et tulge kohale ja hakake tööle. Jah, just. Ja see, et me üldse peame nii pikalt sõitma ja siia juurde hästi tähtis detail, et see on jumala okei. Et päriselt inimesed lendavad Perdist kohale siia, inimesed lendavad üle riigi, inimesed tulevad Uus-Meremaalt, tulevad inimesed siia intervjuule, et saada tööle. Ehk siis, et nagu see, et me sõitsime 3000 kilomeetrit, pole mingi asi. Ja see siis näitabki seda, kui suur on konkurents. Et kui esimese tööna võib-olla, et sul ei ole soovitajaid, mitte ühtegi ja sul puudub Austraalia töökogemus, siis võib-olla sealt konkurentsist on raske läbi saada. Naljakas lugu ühel meie heal sõbral, kes töötas seal samas Veinikas mingi hetk. Tema siis tegi esimese aasta ära ja siis talle teisel aastal saadeti sõnum uuesti, et sa pead intervjuule tulema. Ja siis ta läks ja siis ta oli mingi et ma juba eelmine aasta nagu käisin või ma töötasin, et ise saatsite mulle meili, et tule tagasi tööle. Ei pead tulema intervjuule. Ja siis ta mingi fine. Ta oli, kui ma eksis, ta oli Brisbane'is tol ajal või Gold Coastil või kuskil seal kandis, mis on umbes 1300 kilomeetrit Griffithisse. Ja siis sõitis, hakkas õhtul vist sõitma, jõudis hommikuks Griffithisse, läks intervjuule esimese asjana tuli kõige suurem wine production manager tuli vastu, küsis, mis sa siin teed? Siis mulle öeldi, ma pean intervjuu tulema. Ei pea tulema, mine ära. Ja siis ütles, et sõi hommikusöögi ära Griffithis ja sõitis tagasi. Nii et sõitis 1300 kilomeetrit, et Griffithis hommikusöög süüa. Ja see kõlab täpselt nagu täiesti tavaline farmi tööasi. Et sellise terrorid värbamisel või sellise terrorid, et ei saa, väga tavaline Veinikas see, et nii-öelda nendele, kes on juba Veinikas 1 aasta olnud, neile tuleb tagasi kutse ennem, kui üldse avalikult tehakse kandideerimine. Just. Ja siis nii-öelda need returniid, et nemad siis saavad vastata jah või ei ja selle järgi nad siis prognoosivad, palju nad üldse uusi töötajaid värbavad. Ja kõik mingisugused sellised süsteemid, et on aastaid olnud, kus mingid inimesed ei saanudki tagasi kutsekirju ja sellised asju on. Ja üldse see, et ei tea, kas see intervjuupäev toimub siis või toimub nädal varem või nädal hiljem, annan sulle jooksvalt teada kellegist midagi 10 päeva ei kuule. See on Austraalia, see on farmi töö, see on täiega tavaline, sellepärast ei tasu üldse närvi minna. Just. Aga nii, et meie läksime ka intervjuule. Jah, mina ei mäletagi väga palju rohkem. Mina mäletan väga hästi seda intervjuud. Ma mäletan isegi ühte inimest, kes oli seal samas meie sõber. Ta oli seal samas enne meid või sel ajal, kui meie olime, tuli sinna sisse. Aga ma ei ole kindel ka. Mina isegi ei tea, kellest sa räägid. Mul pole midagi sassi, vahet ei ole. Igal juhul, kuna me tänaseks elame siin linnas, ja kõik tundub nii nagu loogiline, kui ma vaid saaks endale öelda neid asju. Aga mis ma tahtsin enne öelda? Seal pärisesid nagu haavalehek. Jaa, see oli nii õudne ja me küsisime siis, kas me saame minna koos intervjuule, mida muidu ei lubatud. Siis meil lubati, et jah, võite koos tulla. Ja meil istus vastas siis minu tulevane supervisor. Jaa. Ja siis see teine oli see HR-i inimene või kuidagi see ei mäleta, kes oli või? Ei, ma mäletan. Ma lihtsalt ei taha nime öelda. Ei, tema positsioon on alati siuke segane olnud. Tema positsioon on mingi safety, tema teeb alati safety koolitusi ja ta teeb mingi safety koolitusi, aga ta on põhimõtteliselt vist igat ja kõiki ameteid seal Veinikas. Väga äge ja chill tüüp. Nii et nemad istusid meil vastas, minu meelest nemad rääkisid enam ikka sina vastas paar asja ja kuna ka
mul alguses justkui võtta inimeselt üks meel ära, siis tal arenevad teised meeled, arvan mina, siis minul inglise keel ikkagi esimesed 2 aastat oli ikkagi ikka väga nullilähedane, siis kuidas ma siis inimestest aru sain, oligi kehakeel ja see nende miimika ja kõik see, mida ma jälgisin ja ma siis intervjuul lihtsalt noogutasin kaasa ja nägin, mis Ants tegi, tegin kaasa, naeratasin ja ma ei mäleta, et ma üldse midagi öelnud oleks. Ma seal midagi sa ikkagi ütlesid. Midagi sa ikkagi ütlesid. Sa kuidagi aitasid mind ka välja. Aga ma ei mäleta ka. Igal juhul see oli väga-väga õudne, väga hirmus oli sinna minna. Ma lõpuni välja esiteks, kui me kandideerisime veinikatesse, siis ma väga kartsin seda, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui oluline tänases päevas 5 aastat hiljem, kui oluline oli see otsus, et me tulime siia intervjuule, lihtsalt intervjuule. Võib öelda, et see oli elu muutev otsus. Et naljakas ja ei tahaks üldse tunnistada, et see Griffith on väga oluline asi, kogu selle asja, et see, et me teeme siin podcasti, see, et me istume siin majas, on ju, ja et meil on ettevõte ja kõik need asjad, tegelikult see otsus seal, vaata. Ma ei et see ei tähenda nüüd seda, et kui me ei oleks seda otsust teinud, et siis neid asju ei oleks, võib-olla oleks teisel viisil, aga lihtsalt, et mina loen seda otsust kuidagi absoluutselt see... me pöörasime otsa ringi ja tegime midagi muud. Jah, seal oli kindlasti, see on üks ja seal on veel sellised paar väga olulist hetke, eks ole, mis muutsid võib-olla seda kulgu. Aga jah, see oli jah. Ja olime siis intervjuul ära, on ju? Jah. Ja siis me saime aru, et siin on räme külm. See oli eriti külm kevad oli too aasta, sest et see oli see esimene aasta, kus hästi suured üleujutused ka tulid. Ja me räägime oktoobrikuust, kevad on Austraalias siis oktoober, et lihtsalt meil on kõik aastaajad asjad tagurpidi. Jah, ehk siis ta oli hästi külm kevad, öösiti oli mingi 1 või 2 kraadi. Ja siis me olime mingi okei, sest me tripisime ringi telgiga, me olime mingi, ei taha kohe mingi telki minna sükse külmaga, et teeme midagi. Ja siit tuleb väga-väga lahe osa, täiesti crazy lugu minu meelest, et mis saab juhtuda 8 tunniga, lihtsalt see, et sa annad ennast välja, annad endast teada, aga selle me jätame meie loo edasisse, sest tegelikult siit ei puuduta otseselt veinikad need asjad. Ja siis võib öelda, et läks 2 kuud mööda. 2 nädalat. Läks mööda, kui me saime teada. Väga õige. Jah, õige. 2 nädalat hiljem saime teada, et kutsume teid veinikasse. Ma olin nii kurb. Ma mäletan siiamaani. Ma olin mingi, mismoodi me selle töö saime, et ma üldse ei tahtnud minna sinna. Aga sa olid kurb, sest oli hirmus. Jah, ma olin kurb, sest oli hirmus, mitte et see, suures pildis. Ehk siis, ja öeldi meile siis vist, et ma ei mäletagi, 14 jaanuar vist minu arust. Mul on mingi süke kuupäev meeles. Seal oli 2 nii-öelda 2 kutsumu, 2 vahetust. Üks oli 6. jaanuar ja teine oli mingi 2 nädalat hiljem, minu arust mingi 21 mäletan mina. Mina mäletan niimoodi, et me olime vist 14, oli esimene see mingi Drag and Alcohol, siis seal oli paar päeva oli see Confined Space ja siis oli alustasime tööd, eks ole. Nüüd me jõuamegi kandideerimise väga olulise nii-öelda detailsematesse asjadesse, see siis on see, mida me eelmises episoodis detailselt ei rääkinud, sest me teame, et me räägime seda siin, vaata. Et põhimõtteliselt siis 2 kuud hiljem me tulime kohale siia, Hans käis enne seda tegemas veel, sa käisid forklifti lube tegemas, kahvelsõiduki lube. See oli sul tegelikult ka kirjas, et sul on need olemas, aga kuidas see loogiline üldse on? Ei, minu arust ma vist ütlesingi seal intervjuul, et mul on juba koolitus broneeritud ja särki-värki, sest mul vist oli ka tol hetkel juba. Ja siis me kutsuti tegelikult varem, aga me ei saanud minna, sest sul oli siis see koolitus samal ajal Brisbane'is. Need me olime otsapidi lõpuks Brisbane'is. Jah, me lõpuks jõudsime tagasi Brisbane'i, Queenslandi ja siis oligi enam-vähem, minul vist oli mingi 3-ndast 6-ndani või midagi sükest oli koolitus ja siis 1. või 2. jaanuaril helistati, kas ta varem ei taha alustada. Ja sel ajal oli väga lahedad asjad, mida me elus esimest korda tegime ja selle 2 kuud me elasime täiesti tasuta. Lihtsalt ütlen siia ära, meie elule. Peaaegu. Peaaegu.
ja nagu 2 erinevas kohas elasime tasuta, ja, selles mõttes. ja seal oli 2 erinevat tasuta kohta ja siis 1 pool tasuta koht. Nii et ja siis me jõudsime tagasi Griffithisse või noh, mitte tagasi, või noh, jah, selles mõttes tagasi, et me olime intervjuul käinud siin. Aga ikkagi nii-öelda ikkagi päris esimest korda, et tulime siia elama nii-öelda esimest korda. Ma arvan, majutus, siin on jälle üli tähtsad need majutusasjad ja nii edasi, aga me jätame need sinna meie loosse, et kuidas me saime endale Griffithisse majutuse, me teadsime, me olime juba sõpradelt kuulnud, et siia on väga keeruline majutus saada, aga me hakkasime kohe see päev, kui meil tuli kõne tuli, siis me hakkasime kohe otsima majutust. Ja noh, jällegi, mida me siis ka soovitame inimestel, et see sama asi, mida meie teeme, et ma ei kirjuta Facebooki, et otsin paarilisega kaaslasega elamist punkt on ja, et seal on mingid teised teemad, aga see on teise episoodi teema. Nii et läksime siis koolitusele, Confined Space koolitus. Jah, ehk siis kinniste ruumide või kinnise ala koolitus, midagi sellist. 3 päeva kestis, käisid kuskile ruumides, ma tean täpselt seda kohta, kus see oli. Ja nüüd on see hetk, et iga kord, kui me sealt nüüd 5 aastat hiljem mööda sõidame, siis ma mäletan nii hästi, kui oli paus, kuidas ma istusin seal niimoodi, oli nagu väike Brenda vaata. Ja kui ma mõtlen sellele, siis ma mäletan, et ma olin nii hirmul kogu aeg, ma ei saanud poolest koolitusest ka ju mitte midagi aru, nagu see jutt seal on ju nii tehniline ka mingil määral on ju, et kuidas seal nende mahutite sees siis käituda, kui midagi juhtub ja nii edasi, esmaabikoolitus, no kõik asjad. Kõndisime mööda parklat hapnikumaskide ja balloonidega ringi. See oli tegelikult väga põnev, oli mingid siuksed asjad on ju, aga väga palju oli lihtsalt istumist ja kuulamist. Ja igal juhul jah, kui ma nüüd saaks minna ja mõtlen sellele, et ma teeks nagu pai endale, et nagu chill vaata. Sul pole õrnemi, kui sa 5 aasta pärast oled ära üldse muretse, kas sa saad siin mingi koolituse läbi või mis iganes. Et seda on nii äge mõelda vaata, et kui hirmus see oli seal ja mingi issand jumal, ma vein ikka tööle pole õrna aimugi. Mõtle, kui ma oleks saanud siis endale öelda, et kuule, 5 aastat pärast sa käid üksi seal, oled seal oma väikses putkas kontoris tööl, vaata. Teed seal oma asju ja teed oma tööd, vaata, põhimõtteliselt ja nii edasi. Et jah, aga tol hetkel oli jah, ma mäletan, sa olid ikka kogu aeg väga hirmul, sa olid väga paanikas ja... No ja siis ma ju sain teada ka, et seal on see teema, et kui võetakse paarid tööle, siis nagu võetakse paarid koos tööle, et ei ole see, et üks saab, teine ei saa, on ju, aga paarid ei tööta kunagi koos, mis tähendab, et tehas on nii suur, et seal on siis Southside ja Northside ja siis oli teada juba, et me oleme küll samas vahetuses, sest meil on ju üks auto ja nii edasi, et see on nagu ikkagi neil ilusti läbi mõeldud, et me saaks koos tööl käia, aga et me ei puutu tööalaselt üldse kokku. Ehk siis üks on ühel pool tehast, teine teisel pool tehast ja ma ei kujutanud ette, kuidas ma hakkama saan. Aga noh, lõpuni välja on tegelikult ongi see, et upu või uju. Ega sul muud üle põhimõtteliselt mingi lahenduse pead välja mõtlema, eks ole. Ja. No minul oli, ma sain ühe sõbranna endale sealt, Eesti tüdruk oli, kellega ma siis olin samas grupis, kes mind tegelikult väga palju aitas. Siis me olime gruppidena hiljem, kui meid koolitati tehases ka, siis me olime ka ju eraldi. Siis me olime kohe eraldi, jah. Et me tegime selle Confined Space koolituse ära 3 päeva ja esmaabi koolituse, siis tuli nädalavahetus. Ja siis esmaspäevast nii-öelda algas siis nädalane koolitus siis juba tehases. Ja ma ei mäleta, kas enne või peale seda või mis iganes enne siis tööle asumist on ka, või seda tehti meil intervjuul võib-olla esimene aasta, on siis alkoholi ja narkootikumide test pluss füüsiline test. See pidi olema enne intervjuu ajal. Füüsiline test oli intervjuu ajal, aga alko ja narko oli tööl juba. Ja. Nii et sellised asjad sa käid ka läbi, et füüsiline test ongi see, et sa jaksad ja jõuad seal töötada ja siis ma ei tea, puhumistest tundub natuke naljakas, et kui mul hommikul on puhumistest, ilmselgelt ma ei joo vaata. Aga ühesõnaga. See on nagu sinu see loogiline mõistlus, eks ole. Et ma usun, et on piisavalt inimesi, kes on läbi kukkunud seda. Arvad? Muidugi, No ma tean, et on inimesi, kes on traaktesti läbi kukkunud. Ja siis ongi see, et nad ei saa kohe cancel selles mõttes, et nad tööle ei saa. Aga alkotest tundub natuke naljakas. Okei, igal juhul ja siis need testid tehakse ka läbi. Ja siis meil oligi vist mingi 2 nädalat lihtsalt kõmpimist mingites suurtes gruppides. 2 nädalat. 2 nädalat või? Jumma, ega päris nii kaua. Võib-olla ei nädal.
ma ei ma tea. arvasin, et oli nädal, aga võib-olla ei olnud ka. Vist oli nädal, kui me kõmpisime ja siis nagu juba sa läksid nii-öelda, tekkisid mingid tiimid, aga ikkagi siuke õppeprotsess oli. Mind napsati sealt ära kohe mingi hetk Jah. minu lõplikusse tiimi. Et Ja see oli uskumatu, et seal oli ka ikkagi lõpuks see, et teha see töö, sa oled seal nendes suurtes gruppides, ma ei tea, üks inimene õpetab midagi, ütleb, et noh, tule võta ja pane nüüd see, siin on üks voolik ja siin on teine voolik, jällegi, kui nüüd hakkab see teha see töö jutt kuidagi keeruliseks minema, siis tegelikult selleks ongi nüüd meil eelmine episood tehtud, et seal on räägitud, mis voolikutest ma räägin, miks me neid voolikuid tassime ja nii edasi, seal on kogu see lugu ees ära tehtud, et seal oli ka nagu mingid inimesed, et sul on nagu hunnik inimesi, 20 inimest seal töllavad ringi. Ja see on ka nagu öeldakse, noh, ma ei saanud isegi aru keeleliselt, aga nagu käte jalgadega tegelikult sa saad päris palju aru. no muidugi saad. Ja siis ongi see, et nagu kuidas seda tippi võtta. Sulle ju näidatakse see ette, vahet pole, mida ta räägib seal suures pildis. Ma sain sellest aru, ma sain selle. Ja see oligi nagu grupis see, et no mitte keegi ei liigu. Mitte keegi ei liiguta ennast põhimõtteliselt. Ja siis me läksime jälle nagu selle Eesti tüdrukuga tegime koos mingisuguseid asju ja nii edasi. Ja jah, mul selles mõttes vedas, et mul oli see Eesti tüdruk kõrval, aga noh jälle see oli esimesed päevad, siis meid jälle aeti lahku vaata. Jah, see oli ka minu jaoks, no ma saan aru sellest absoluutselt 100% saan aru, et meie olime natukene sellises võib-olla veidramas olukorras ka, et meie olime nagu kuidagi väga seal restomaailmas, kuidagi selle veinimaailmas olnud, et vähemalt meid või vähemalt mind väga-väga huvitas. Ehk siis me kõndisimegi mingisuguse supervisoriga. See oli väga huvitav. Mööda veinikat on ju mingi 6 ja siis mul on nagu... ma ei taha nagu inimest ära ka tüüdata, et mul on nagu 1000 küsimust, vaata, ja siis kõik teised on siukse surnud kala näoga kõnnivad kaasa, vaata. Aga see oligi, vaata, see on, noh, nagu ma ütlesin seal eelmises episoodis ka, et kui sa lähed nagu, ma ei tea, teine, kolmas aasta, siis võib-olla enam ei ole nii põnev, sa lähed sama asja tegema. Aga nagu esimene aasta väga paljud lähevad sinna lihtsalt raha tegema ja neil on ülisavi, mida nad seal teevad, nad hea meelega, me jõuame sinna kõige juurde, mida nad hea meelega teevad. Aga point siis on see, et meie jaoks oli see nagu mingi vau, me näeme reaalselt, kuidas jõuab vein kuidas tehakse veini, et see oli nagu päriselt mega huvitav. Ja siiani ma mõtlen, see oli väga huvitav ja ma ei saanud mitte midagi arugi, aga nagu ikka oli huvitav. Ma mingil määral sain aru. Et ja siis meid läksimegi, Hans siis töötas Northside'il, mina töötasin Southside'il ja me läksime mõlemad presside peale tööle. Mõlemad presside peale, jah. Nii et ja minul oli selline nagu suurem ala, suurem tiim, meid oli vist 5 tükki tiimis ja sinul oli natuke väiksem tiim, on ju? Jah, minul oli 3-liikmeline tiim põhimõtteliselt. Ja noh, seal on ka nagu tol aastal, kui me läksime, oli väga palju eestlasi, enne seda oli ka väga palju eestlasi, täna 5 aastat hiljem pole väga eestlasi enam järgi jäänud ja et nüüd on nagu argentiinlased ja need, kes seal rohkem hispaania keelt räägivad, need inimesed, neid on nagu rohkem seal, aga ka oli siis see teema, kuidas nagu aeti laiali. Hajutati, et prooviti nii, et ikkagi tiimis ja nii-öelda tööalaselt ei puutu kokku väga eestlased oma vahel, mis nagu võib-olla seal mul oli mingi, ma oleks nii väga tahtnud nagu kiirelt midagi küsida kuskil eesti keeles on ja, aga tegelikult ma saan sellest ülihästi aru, et noh, et kohe kui ka see kõige suurem boss nägi või kuulis või üleüldiselt tegelikult see vahet ei ole, kas see veinikas või kus iganes see on, kui sa oled kahekesi, me oleme kahekesi, räägime vaikselt oma ette eesti keeles, fine, aga nagu kui sinu kõrval on juba inimene, mis iganes maallane, kui ta ei oska eesti keelt, siis me räägime inglise keeles. Just, see on nagu see on elementaarne, jah, et see on nagu ebaviisakas ja on väga, ma tean, et seda on väga paljud eestlased teevad seda ja seda teevad need argentiinlased ja need, kes räägivad siis hispaania keelt ka samamoodi, et sul on nagu 3-4 inimest grupp on ja ma ei tea, kas või tiimis ja siis sul on see üks austraallane seal või üks see mingi, ma ei tea, kes ei oska siis eesti keelt ja siis nad pläkutavad kõik eesti keeles. See võtab ära võimaluse nendel inimestel üldse kuidagi nagu tööl nagu tiimina tunda või noh, et see on nõme, see on lihtsalt väga ebaviisakas. Ja korra aitad nagu kiirelt mingit sõna võib-olla tõlkida eesti keeles või midagi, aga suures pildis see peaks käima automaatselt, et me seisame kuskil, me räägime eesti keeles, keegi tuleb, kes ei räägi eesti keelt, me lähme automaatselt inglise keele peale üle. Ja see on olnud nagu probleem, ma tean, väga paljudes farmides ja sellepärast siis ongi see, nad üritavad hajutada, vaata. Aga jah,
mina siis alustasin ikkagi vist treeninguid. Ma mäletan, et seal olid erinevad sõnad, mootor, siis see spänner, siis ma ei tea, mingid siuksed, ma ei tea, pumbad on ju ja mingi selline sõnavara, et polnud õrna aimugi. Ja ma mäletan, et me tegime mingeid pilte, saime mingisugust asjad ja iga õhtu läksin koju ja õppisin seda veinika sõnavara. Ja sinul nagu siit me jõuame siis, ma ei teagi, kuidas seda kõike hakata rääkima. No minul läks, nagu ma ütlesin, oli väga põnev, mulle väga meeldis. Minul läks nagu väga ladusalt. Minul oli fun, mina seal pressisin mahla viinavarjadest ja elu oli lilla. Ja mina sattusin jälle põhimõtteliselt Oaliini võrdlusesse või? Mingil määral küll, jah. Oaliinile sattusin jälle. Okei, päris mitte nii ja ilmselgelt see Oaliin oli veits teine, jälle nüüd täna ma oskan teistmoodi asju mõelda. Aga ma üritan rääkida ja mõelda selle Brendana, kes ma siis seal 4,5 aastat või 5 aastat tagasi olin seal. Et loomulikult lõppkokkuvõttes ma ju tean ise, kuhu ma ennast nagu mässisin. Ise ma siia tulin, ise ma seda inglise keelt ei oska, ise olen kõiges süüdi selles mõttes, et ma ei otsigi siin mingid süüdlasi või mis iganes, aga minul oli nagu kohutav kogemus esimesed nädalad ja seal oli nagu mitu asja mängisid kokku, ma olin vales kohas, ma olin vales tiimis ja loomulikult väga suur asi, ma ei suutnud ennast väljendada nii, nagu ma oleksin tahtnud ja sellepärast ilmselt see kõik mõjus mulle poole hullemini, kui võib-olla oleks võinud. Ja siit tuleb nagu ülioluline, enne kui ma kogu seda lugu hakkan rääkima, siis ongi see, et ma arvan, et ma nagu lõpuni välja seda Patreonis me oleme natuke sellel teemal rääkinud, et siis ma nagu võib-olla nii süvitsi sinna ei lähe, sest Patreonis on sellest jutt ja ma ei tunne, et ma tahaksin siin avalikult nagu nii haavatav olla, nagu seal Patreonis, et seal on kuidagi turvalisem see keskkond võib-olla, et kuigi ma ka seal ütlesin, ma räägin siin seda lugu ja eks nad siis jälle jõuavad niimoodi ühe tervikuna kokku. Just. Aga siia ette, enne kui ma hakkan seda kogu õudset lugu rääkima, on see, et mida ma olen nagu alati tahtnud öelda, et meie räägime siin podcastis enda kogemust. Ja see on meie tõde. Ja see tõde võib alati muutuda, et see, mida ma näiteks nüüd olukorrast arvasin 4 aastat tagasi, ei ole sama, mis ma arvan täna, on ju. Just. Ja see, mis ma täna siin podcastis räägin oma mingi põhimõtetest ja arvamustest, ei tähenda, et need on poole aasta pärast täpselt samasugused. Ja nii edasi. Ja lõpuks on see, et kõigil inimestel on hästi-hästi erinevad kogemused. Vahet ei ole, kas siin Austraalias eriti, aga nagu üleüldiselt elus, ma arvan. Ja mul on nagu paar head et siit sellest tuleb siis välja, kuidas me Hansuga töötasime mõlemad samal ajal, täpselt samas veinikas ja kui erinevad olid meie kogemused. Täpselt samade masinate peal. Jah, aga lihtsalt erinevates tiimides, erinevate inimestega ja sina oskad väga hästi inglise keelt, ma väga halvasti, et see mängis ka kindlasti väga palju rolli. Ehk siis, et juba näide sellest, kuidas saab olla nii erinev. Ja ma mingi hetk ütlesin, ma ei mäleta, mis podcasti episoodis, et ma tahan täiega tuua selle nagu näite, kuidas inimesed kogevad samu asju hästi erinevalt. Et üks asi on see, et meil on erinev pagas, meil on erinev lapsepõlv, et me näeme asju selles osas juba nagu erinevalt, erineva nurga alt. Meie silmaring on erinev, pluss mis on nagu minu meelest kõige põnevam avastus. Minu jaoks on see hästi põnev, võimalik, et igaühe jaoks on see loogiline, et meil on sõnadel erinev tähendus. Ja. Et nagu see, mis tähendab minu jaoks edukas inimene, ei pruugi tähendada sama, mis sinu peas on. Absoluutselt. Või siis kas või kõige lihtsam näide, see, mis minu peas on roosa värv. Ei ole sinu peas roosa värv, võib-olla samasugune. Täiesti võimalik, jah. Või kuidas mingid lõhnavad ja nii edasi, ehk siis juba meil sõnadel on tegelikult meie ajus on erinevad tähendused. Meil nagu need ühtivad, aga need võib-olla ei pruugi olla täpselt samad. Need ei ole identsed, jah. Jah, just. Ehk siis selles osas juba ju need nii-öelda kogemused, tähendused, pluss siis sinna juurde tegelikult väga tugev siis nii-öelda mõtteviis või eluvaade,
kas sa siis oled nagu sihuke positiivsem inimene või negatiivsem inimene. Ja siis ma mõtlesin selline näide, mulle nii endale meeldis, et tooks nagu 2 inimest kõnnivad Springbrook'i National Parki näiteks. Nii. Ehk siis nagu, kuidas sa ütled, mis see on? See on siis mägedes, lopsakas loodus, matkarada, lõpuks jõuad alla kosa juurde, kus saad ujuda. Kõik teavad sama infot, 2 inimest identselt kõnnivad sinna, täpselt samal päeval, täpselt sama ilm, nad kõnnivad kõrvuti, kogevad täpselt sama asju, kuulevad täpselt sama linnulaulu, näevad täpselt sama, ma ei tea, kookospähklit, seal ei ole, aga vahet pole, on ju. Ma ei tea, madu või mis iganes, on ju. Mõlemad teavad, et tuleb kaasa võtta võib-olla snäkid, võib-olla ujukad, rätiku, mis iganes kosa all saab ujuda. Ja siis 2 inimest lähevad sinna. Ja siis nüüd ma olen see nii-öelda üks inimene ja siis ma mängin teise inimese rolli. Nii. Et see oleks hästi loogiline. No nii. Ma ise mõtlesin selle välja, ma olen oodanud, et seda rääkida. Et nagu üks inimene kõnnib, nad käivad siis ära selle ja siis ma tulen ja räägin nüüd sulle seda hoopis, teeme niipidi. Ja nüüd ma räägin sulle, ma käisin, saad aru, ma käisin Springbrook'i seal National Pargis ja nagu hommikul vara ma läksin. Siuke fresh oli nagu, õhk ei olnud veel väga kuum, pidigi sellepärast hommikul minema, päike tõusis, matkasin, ülipikk maa oli mäest üles, pidi matkama, aga nagu linnud ärkasid, laulsid, ma nägin kuskil madu või mingi känguru või ma ei tea, ülilahe, ülimõnus. Ma võtsin kaasa ujukad ja ma tegin kaasa mingid snäkid ja rätiku ja võtsin mingid mängukaardid kaasa, et ma ei tea, äkki seal on nii lahe, et ma ei taha sealt kohe ära minna, jään pikemaks ajaks, on ju. Ja väga-väga lahe, ühesõnaga. Jõudsin sinna alla ja see nagu oli täiesti crazy. Nagu, ja noh, miks ma seda nagu niimoodi, ma korra tulen rollist välja, et ma räägin nagu, see on päris koht, millest ma räägin tegelikult. Absoluutselt. Lihtsalt siia teile infoks. Üks väga-väga ilus National Park. Ja, Ants teab ka, millest ma räägin, ehk siis, et ma ju nagu mõtlen nii-öelda seda kohta peas välja, vaid see on nagu üks koht päriselt olemas. Nii, ja siis ma jõudsin sinna kose alla ja see oli täiesti crazy. Sealt tuli räigelt nagu suur kosk jooksis alla, mega lahe, seal oli üks kivi keset seda, sai kivi peale pilte minna tegema, inimesed teisele poole lasid mingid liugu kivide pealt, mega ilus koht ja siis ma võtsin oma need pikniku asjad välja ja läksin ujuma, vesi oli räme külm, nagu ülikülm oli vesi, ehk siis ma nagu tõmbasin hinge kinni, aga ma läksin ikka sellepärast, et ma nii väga, see on mu eluunistus olnud, et seal nagu kose all ujuda. Ja noh, siis pärast oli nagu märjad ujukad ja tegelikult seal ei olnud nagu mingit riietuskabiini asja tegelikult, vaata, et noh, kus neid vahetada, nii et hea, et ma tegelikult asjad kaasa võtsin, et ma oli nagu suur rätik, et ma sain seal all riided vahetada, mis sa naerad niimoodi ümelikult. Ma huviga kuulan siin. Kuhu ma välja jõuan. Ja siis pärast matkasime tagasi ülesse auto juurde ja siis oli nii mõnus, sellepärast ma olin selles nagu jääaugus põhimõtteliselt ujumas käinud ja siis oli nagu ei olnud nii palav ka keset päeva tagasi, sest noh, päeval tõusevad kraadid on ja. Just. Ja nagu üks kõige ägedamaid matku ja hommikuid, mis mul olnud on. Ja nüüd ma olen teine inimene. Nii, kuulan huviga. Nüüd ma olen see teise vaate inimene, kes vaatab asju natukene teise nurga alt elus. Üritan sinna rolli sisse minna, nii. Läksin hommikul, sa juba naerad. Läksin, ma ei suuda seda teha, ühesõnaga, sa ei saa naerda samal ajal. Läksin hommikul matkama. Ma ei tea, kas ma pean ka rääkima nagu niimoodi või nagu, ma ei tea. Läksin hommikul matkama, pidi olema mingi Springbrook, National Park, mida iganes. Ja hästi ilus koht pidi olema, ujuda saab, kõik asjad on ja. Noh, ma ei viitsin midagi kaasa pakkida ja mingid snäkke, ma panin ujukad selga, kui ma tahan minna või midagi. Ja läksime hommikul, liiga külm oli, tuul puhus ja siis ma ei tea, seal oli liiga niiske, aga no okei selles mõttes, et hea, et läksime ikkagi varem, et noh, ma ei tea, muidu oleks ikka jube nõme palav olnud, et selles mõttes veits oli hea, et veits oli nagu jahedam, aga ikka liiga külm ja nõme selles mõttes, aga ei, muidu oli nagu norm, et selles mõttes jah, ilus ja need lehed ja džungel ja värki on ja siis sa ikka naerad.
ja siis jõudsin nagu sinna alla, seal oli liiga palju inimesi esiteks, noh, kosk ja päris ilus oli jah, aga nagu liiga palju inimesi, kõik tegid seal mingi kivi peal mingeid pilte, on ja et nagu proovisin varbaga vett, aga vesi oli ka liiga külm, et ma ei tea, nagu ei viitsiks sinna ujuma minna, aga noh, üks kord elus käid, on et ikka peaks nagu minema, et noh, mitu korda ma veel siia mäkke ronin, et teist kord siuke matk, tead kui pikk see oli või? Ma uuesti ei kõnni seda, vaata. Noh, tegelikult oli tore, aga ja ma uuesti ei viitsi kõndida. Nii et ma siis käisin, ujusin ka seal, et liiga külm vesi oli ja et ma ei tea, lillatuuled olid pärast ja jala kriipisin ka ära, sest kui sa läheksid vette, siis seal on need kivid ja need kivid on libedad. Nii et põhimõtteliselt sa võid kukkuda nende kivide peal, et selles mõttes väga nõme. Et muidu kosk oli ilus ja tore, et üldse ujuda sai ja jahutada, sest nagu pärast, kui tagasi läksid, siis olid kraadid nii tõusnud, et mul nagu räme palav, vaata. Ja nagu, et nagu need kivid, ja noh, lähed sinna ujuma värki, mul ei olnud ju rätikut ega midagi kaasas, eks mul ei olnud vahetusriided, et seal ei olnudki kuskil riideid vahetada, on ja. Ja nagu, jah, ühesõnaga siuke, aga ei, muidu oli nagu norm, lihtsalt pärast oli pikk maa koju nende märgade liigunenud pükstega kõndida sinna autoni, aga ja ei, selles mõttes soovitan minna, jah. Nii, ja need olid minu 2 näidet. Need põhimõtteliselt, kuidas meeldasid? Super, ma aplodeerin selle näitemängu eest, me ju kõik nautisime siin praegu. Mul see teine pool, ehk siis inimene, kes vaatab maailma natukene negatiivsema pilgu alt, siis mul oli nagu oma peas see varem nagu natuke paremini välja mõeldud, et ma praegu ei suutnud seda rolli nii hästi täita. Minu arust oli väga hästi mängitud seda rolli, jah. Yes, väga hea. Aga nagu minu meelest see on nii hea näide sellest, et nagu lõppkokkuvõttes ju me võime käia paralleelselt täpselt sama asja kogeda, aga lihtsalt meie maailmavaade on nii erinev. Et me näeme lihtsalt nagu, et noh, jälle see sama näide, mida ma olen selles ühes podcasti osas toonud, et kus üks psühholoog tõi näite, on ju, et kui sa nagu pigem oled negatiivsele orienteeritud, siis sa näed neid negatiivseid asju. Et see positiivne inimene nägi ka neid libedaid kive, aga siis ta oli ettevaatlikum seal, aga kui ta peaks seda story't edasi jutustama teisele inimesele, siis noh, tal on ainult need ägedad hetked sellest meeles, mitte need halvad hetked. Ja see nagu toobki selle, et meil võivad olla nii erinevad kogemused, ükskõik mida me elus teeme. Absoluutselt, väga hea näide. Ja nüüd me võime minna episoodi juurde edasi. Ja nagu see näide ei ole võrdlus siis nüüd sellele, mida ma nüüd hakkan rääkima enda esimese aasta kogemusest. Aga see on nagu näide sellest, et kui ma räägin siin ühel hetkel, kuidas ma veinitehases peaaegu surma sain, siis see ei tähenda seda, et nüüd keegi mõtleb, issand, veinikasse ma küll tööle ei lähe, ma äkki saan surma seal, et Brenda peaaegu oleks saanud. Et see on nagu, noh, see on see, mida ma tahtsin nagu lihtsalt nagu edasi öelda, et me kõik näeme ja arvame asju teistmoodi. Aga selles olukorras, mis ma kohe räägin, on natuke teistmoodi. Natuke teistmoodi, nii. Ma siis sattusin, see ei olnud minu algne tiim, kuhu ma sattusin pressi peale tööle. Me jõuame nüüd, oleme tagasi veinikas ja ma töötan siis esimene päev pressi peal, õpin presse. Seal olid siis mingid inimesed, kes noh, olid püsitöötajad, on ja. Ta päris supervisor ei olnud, aga noh, lihtsalt mingi töötaja. Ja nemad siis pidid nagu õpetama. Ja noh, kui me rääkisime eelmise episoodis mahutitest, ma ei hakka seda üle rääkima. Põhimõtteliselt mahutid on nagu nii suured, et ma ei tea, 5 võtaksime niimoodi kätest kinni. Kui mitte 10. Pigem 10 vist, jah. Ja nii, et kui sa kõnnid sinna juurde, siis sa ei saa näha selle mootorit või mingit jublakat, vaata. Ja nagu ühesõnaga, isegi kui sa nagu oskad inglise keelt, et tuua nagu paralleeli, siis ikka sa ei tea neid, noh, miks sa peaks teadma neid asju, vaata. Ühesõnaga, siis seal oli üks tüüp nimega Chris, mul ülisavi, ma võin ta nime öelda. Ma võin perekonna nimega öelda Chris Veeb, sest neid on vist terve maailm täis nagunii. Neid on päris palju, ma guugeldasin muideks või Facebookist vaatasin. Aga me tegime seda Patreoni episoodi ja siis ma ei teadnud ta nime ja siis ma ju, kuna ma läksin veinikasse just, siis ma küsisin mingi paar nädalat tagasi seda nime ja siis ma vaatasin tal Instagram ja Facebook, kõik asjad on nagu kinnised ja neid Chris Veeb on nagu, noh, ma ei tea, miljon, väga palju. Neid ikka mõni on, jah. Aga jah, tema ma võin siin välja öelda, mul suva. Igal juhul. Ja siis oli üks Eesti kutt, see Chris ja mingid tüdrukud veel, aga nad rohkem seal toimetasid juba mingid nagu asju, vaata.
ja mina ei tea, kas see tüüp ise võttis selle rolli, aga mingil põhjusel ta hakkas seal mind siis õpetama või umbes näitama, et sina tule siia. Seal pressialal oli 2 tiimi ja need tüdrukud jätsid mind nende kuttidega siis, panid mind seal nende 2 kutiga tiimi. Ja see kutt oli ka Eesti kutt oli ka esimest aastat. Igal juhul, ma ei tea, kuidas ma selle nagu hästi kiirelt ja lihtsalt kokku võtan. Kris oli siis üks nagu, ta sõna otseses mõttes hakkas mind mõnitama või kiusama. Ma ei teagi, kumb õigem sõna on. Ma arvan, et kiusama on õigem sõna. Kiusama on õigem. Nad veits mõnitas ka, sest nad veits naersid, vaata. See Eesti kutt nagu, ütleme nii, et nagu ta pigem, võib-olla mingid nalja ta tegi, ta võib-olla veits naaris kaasa, aga ta 100% ei olnud selle Krisi paadis selles mõttes. Ta rääkis mulle ka samamoodi asju edasi, vaata. Nii et ma selle Eesti kutiga ei ole midagi, ma ei tea, vaata, mul suva. Aga see Kris siis hakkas nagu kiusama, oli mingi, kas sa seda tead, kas sa toda tead, mingi lalala. Ja siis ma ütlesin ka, et ma nii hästi ei oska inglise keelt ja et nagu siis see Eesti kutt aitas mind seal natukene mingeid asju. Aga point oli see, et ta nagu ma pidin lihtsalt nagu tegelikult jälgima neid ja vaatama, mis nad teevad, et mis tööprotsess on. Väga lihtne tegelikult, seal on tabel, seal on kirjas, mis tegema peab, mingi teatud näidu, kui palju seda veini mingis asjas on ja. Ja siis sa lähed teed midagi, ala paned sulfurit või ala lähed paned mingid muud äädi kuskile. Ehk siis põhimõtteliselt ma pidin lihtsalt järgi käima ja vaatama, mis teised teevad, sest ma ju õppisin, Ja aga nagu tal vist oli igav, midagi poolt teha, ja siis ta hakkas nagu jaurama, kas sa seda tead, mingi lalala, tee seda, tee toda, vaata. Ja siis ta oligi mingi, kas sa tead, et me pidime siis panema lihtsalt üks näide nendest 100, mis ta seal terve päev muga tegi. Ma saan aru ka, vaata, ma ei pruugi keeleliselt 100% aru saada, ma saan aru, et ta nagu lihtsalt teeb mu kulul nagu, käitub väga nagu nõmedalt. Ja me pidime siis panema mootori kinni või tööle, mina ei tea. Ja siis läksime siis selle mahuti juurde, aga nagu fakt on see, et see mahuti taga on väike punane junn, mis on siis põhimõtteliselt, sa keerad selle kas on või off, ja see ongi see. Aga sa ei näe seda ja kui sa ei ole kunagi isegi mahutit põhimõtteliselt näinud, siis sa ei saagi teada, et see seal taga on. Ja siis ta oli mingi, kus see mootor on, pane see kinni. Ja siis ma mingi, et ma ei tea, aga kus see siis on? Mine vaata. Ja siis ta seisis ja naeris mu üle. Ja siis ma ka mingi, et ma ei tea, vaata. Ja siis ma nagu seisin ja mäletan, mul oli nagu nii, tundsin nii halvasti ennast, ma ei teadnud, mida teha ka, vaata. Kellele mida öelda, nagu, mida ma teen, vaata. Ja ühesõnaga siis ta naeris ja oli mingi nõme ja ma ei tea, igal juhul. Mingi hetk siis, ütleme, ma skipin kogu selle nagu teema, ma ei vitsi sellest nagu väga pikalt rääkida, me rääkisime sellest Patreoni episoodis, keegi tahab teada, siis saab sealt kuulata, aga põhimõtteliselt mingi hetk oli see, kus see tüüp siis, ma kuulsin, oli supervisor, kes siis põhimõtteliselt otsustab, kui on nagu, kes koju läheb, kui on vaiksem päev või mis iganes varem on ja see supervisorile see tüüp siis, supervisor oli mingi davai, siin on mingi ala 6-5 inimest on et kes koju läheb ja ma kuulsin, või siis seda ütles veel see Eesti kutt mulle hiljem, sest me läksime just Smokole, kui ta oli mingi, ei las Brenda läheb koju, ta nagunii midagi aru ei saa, vaata. Ja siis tegelikult jälle nagu, kui nüüd reaalselt mõelda, siis kui sul on nagu uus inimene, kes esimest päeva töötab, siis ta ei saagi teada ja selleks tulebki inimest hoida tööl, et ta saaks õppida ja nedasi, et nagu see juba näitab, kui loll inimene on, vaata. Ja parast talle tema saadeti selles mõttes koju lõpuks on et mind ei saadetud. Ühesõnaga ma kuulsin seda ja siis ma küsisin sellelt Eesti kutilt, et mis ta ütles, ma kuulsin midagi enda kohta ja siis ta vist alguses tahtnud mulle öelda, kes ta pärast rääkis mulle ka mingeid asju ja ühesõnaga põhimõtteliselt mingi paar päeva käis siis umbes siuke asi, et ta käis ja mõnitas mind. Käis ja kiusas ja nagu, see on otseses mõttes nagu käis ja torkis vaata mingite asjadega. Ta teadis, et sa saad nagu nii mitmed moodi lahendada seda olukorda, kui keegi ei oska vaata. Lihtsalt käi järgi mul, vaata, näe siin seda nagu kehakeelega saab väga palju asju tehtud. Tema lihtsalt jauras. Ja ta oli kõige ebameeldivam inimene, kellega ma elus kokku olen puutunud. Absoluutselt, 100%. Nagu ma ütlesin seda seal Patreoni episoodis ka, aga ma ei tea mitte ühtegi inimest maamuna peal, kes oleks universaalselt nii vihatud kui tema. Sest et lõpuks siis, ma ei tea, kas ma rutan liiga ette, aga
lõppkokkuvõttes pandi ta siis tööle öövahetusse minu poolele, selle samal positsioonil, kus mina olin. Ehk siis mina andsin talle siis meie vahetust üle ja võtsin temalt üle siis hommikuti ja nagu kõik lihtsalt olid mingi kuul pähe, noh, täiesti. Ta oli üleolev, kuigi ta oli ise töötanud ainult pool aastat seal on ja ta oli oma arvates mingi hull boss seal. Ta oli üleolev, ta oli ebameeldiv, ta ei osanud inimestega suhelda ja terve veinikas vihkas teda ja ta tahtis saada winemakeriks ja lihtsalt kiire info siia vahele, et kui keegi tahab saada winemakeriks, siis õpid selleks 6 aastat füüsiliselt töötades seal on ja vist on 6 või? Ma ei tea, seal on mingi kool ja mingi... Ja siis point on see, et sa saad winemakeriks veinikas siis, kui sa käid need kõik etapid läbi. Eriti nagu noored alustajad. Ehk siis tähendab, et sa oledki see seller hand nagu meie seal, siis sa teed nagu järjest erinevaid töid. Ja see oli siis tema see point, miks ta tegelikult seal oli. Aga ta vist jõudis seal töötada alla aasta, kui ta lasti lahti lõpuks, sellepärast, et ta oli lihtsalt nii ebameeldiv inimene. Ja ma tean, et me ei jõua selle episoodiga väga kaugele, see peame siin poolikuks, aga mul on siia veel üks lugu, üks väga oluline asi selle kõige juurde, et nagu ma lihtsalt ei saa aru sellest, et nagu kuidas saab üks inimene olla nagu nii halb. Nagu ta oli üdini nagu õel ja vastik ja mina alati mõtlen, et inimesed ei sünni sellisena. Inimesed ei ole pahad inimesed. Inimesed kas nagu, et lõpuks on see, et kas või need samad mingi neti kommenteerijad vaata või mis iganes, mida nagu nende puhul ma isegi vist ei viitsi. Point on see, nendel pole üldse elu selles mõttes, et kui sa esiteks oled kuri ja siis sa nagu käid kuskil kellegi all kommenteerimas, mida see näitab vaata lõppkokkuvõttes. Aga see selleks, ma lihtsalt mõtlen nagu ebameeldivaid, ebaviisakaid ja vastikuid inimesi selles mõttes, et keegi tegelikult ju ei ole vastik suures pildis. Ma ei tea jah, miks ta selline oli ja... Ei tea jah. Ja mina alati nagu mõtlen ja hakkan analüüsima, et mis sellel inimesel elus juhtunud on ja siis see on nii põnev. Ma tahaks teada, milline on olnud ta lapsepõlv ja kus ta siis mingi bla 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 ja vahepeal kuuledki mingid lugusi mingite inimeste kohta. Et nagu lõpuks on ju see, et need inimesed kannavad mingit maski või siis neil, lõpuks nad ju näitavad iseennast. Kuidas nad iseennast näevad, nii nad ju tegelikult käituvad teiste inimestega. Et kui ma näeks, et keegi on nagu kuidagi hädas või siukene nagu, mul on pigem nagu kahju või kuidagi sa nagu pigem vaatad teda jah, nagu empaatiliselt või kuidagi oled mingi, tule siia, isegi kui sa ei viitsi tegeleda, siis sa võib-olla isegi ignoreerid, on nagu teine variant, aga sa ei ole nagu nõme või õel või vastik, vaata. Ja see ongi see, et ma lihtsalt ma ei ole veel seda nagu välja mõelnud. Aga ma ei saa nagu aru. Ma ei teagi, aga on sellised inimesi, kes arvavad, et nad saavad nii-öelda teiste arvelt ennast hupitada. Ja sellised inimesi on. Jah, just, aga jällegi see on nagu, mulle tundub see nii selline surnud ring selles mõttes, et sa arvad, et sa hupitad ennast teiste najal, aga tegelikult mina näen kõrvalt, kui keegi üritab ennast teisi inimese najal upitada, siis see näitab teda nagu nii palju madalamalt või lollimalt, aga nad ise ei saa aru sellest võib-olla. See ongi juba nii rumal tegevus, et nad ise ei saa sellest aru. Nii et jah, sellise päikse kiirega said sa siis koos tööd teha? Jah, ma ei tea, palju ma seal tööd tegin, aga jah. Jah, selles mõttes see oli minu jaoks üks kõige raskemaid ja ongi siis tegelikult sealt siis ma räägin see Patreonis sellest päevast täpsemalt ja tegelikult miks ma üldse Patreonis sellest räägin oli see, et me ju vastame selle erinevatele küsimustele ja mulle tuli siis küsimus, mis oli siis, et mis on Austraalias olnud sinu jaoks kõige raskem päev ja neid on veel olnud ja ma ei oska nagu võrdlus 100% tuua, aga see oli siis üks nendest oli selle üks eredaid hetki Krisiga koos seal möllata ja jah, ma arvan, mingi nädala aega oli minu jaoks nagu nii raske, et ma läksin iga õhtu koju ja nutsin. Sõna otseses mõttes, ma mäletan, võtsin veinipokaali, valasin täis ja nutsin. Ja see oli hästi keeruline sellepärast, et minul oli nagu elu kohutavamaim töö nii-öelda tiimikaaslased ja nii edasi. Ja sinul oli samal ajal mega äge ja mega põnevad tööpäevad. Ja siis me istusime seal ja mina nutsin ja siis sa pidid istuma kuulama ja ei saanud jagada seda, kui tore sul oli, on ja. Nii et üks veinikas,
täpselt sama tööpäev. Täpselt, risti vastupidine tulemus siis nii-öelda, eks ole. Et ja see oli jah. jah, ja ma olin nagu suhteliselt piirini aetud juba sellest Krisist. Ühel hetkel see Kris siis läks ära ja meil sattus nagu mingid päris tiimid, kus oli üks väga-väga tore tüdruk, inglise tüdruk, kes õpetas väga-väga hästi. Ma räägin, on inimesed, kes on nagu õpetajaks loodud. Tema oli kindlasti. Et ta nagu oskas nii hästi seletada, et ma sain kõigest, ma järsku sain inglise keelest kõigest aru vaata. Ja siis nagu, jah, olin seal Valgeveini peal ära, ühe prantsuse tüdrukuga sain ma väga hästi läbi, kuigi me väga palju rääkinud, aga meil oli väga-väga lõbusad jutuajamised nii-öelda, et selle nagu prantsuse tüdrukuga, no sealt tuleb jälle nagu tegelikult see tiim kiusas seda prantsuse tüdrukut. Ja see prantsuse tüdruk läkski ära ja tegelikult ta kirjutas, noh, see on nagu väga suur teema jälle. Me ei ole sellest rääkinud, et Austraalias, kui sa lähed sellistesse kohtadesse tööle, siis enne tehakse koolitus, kuidas mitte inimesi kiusata. See oli täiesti nagu crazy, kui ma esimest korda kuulsin, sellised asju tehakse. Et nagu rass ja mis nagu kõik rassism ja diskrimineerimine ja mingi lalavata. Ja ma nägin siis kõrvalt, kuidas siis see tegelikult nagu, noh, esiteks ma olin ise Krisilt kõigepealt saanud ja siis tegelikult nad jah, selle prantsuse tüdruk, sest prantsuse tüdruk ütles vastu mingeid asju ja nad nagu see tiim jooksutas mind ja prantsuse tüdrukut. Ehk siis oli väga palju erinevaid töid, mida teha, et mis olid nii-öelda need lihtsamad tööd ala, mingi tipi võtmine või mingi siuke asi. Seda nad tegid siis hommikuti, kui oli mõnus jahe, ronisid sinna tängi otsa, tegid ise, siis kui oli see kõige kuumem aeg, siis nad saatsid meid. Sulfurid saatsid meid, noh, ühesõnaga, et nad nagu, et ei olnud see, et see on nagu nüüd teie tööd, vaid nad jooksutasid meid ja siis see prantsuse tüdruk nagu hakkas vastu mingil määral. Ma ei tea, kas minuga siis käituti hästi sellepärast lõpuks, et see nagu sina töötasid ühe inglise tüdrukuga koos, kes oli sõbranna siis selle tüdrukuga, kes oli minu tiimis ja mind nad hoidsid, et seal nagu tuleb väga palju nii-öelda inimsuhteid mängu. Ja mis ma selle enne, mis ma tahtsin öelda, et inimene on nagu üdini oli nagu ebameeldiv ja vastik vaata, et ma just mõtlen nagu sellega, et sa võid olla, ta lastigi lõpuks lahti, ta ei saanudki seal tööd, et kus kohas see inimene töötab. Ma just mõtlen, et sa võid olla maailma, ma ei tea, mis ekspert, aga kui sa ei oska inimestega suhelda ja sa oled ebameeldiv ja sa ei oska ennast müüa, siis nagu kuidas selline inimene elus püsib, oli tegelikult mu kogu point. Vaat ei tea, jah. Ma võin öelda näiteks täna praegusest oma elust, kogu lennundusest ja asjadest, siis kuna lennundus, see kommuun on eriti pisik, eks ole, kõik teavad kõik enam-vähem, siis Austraalias on sellised piloote küll, kes on nii idioodid, et neid ei võeta enam kuskil Austraalias tööle, et kui nad tahavad tööd leida, siis nad peavad välismaale minema. Nagu võrrelt nad peavad riigist lahkuma. Jah, see läkski mul meelest, et tegelikult see oligi see point, miks ma hakkasin seda Krisi seda, et tõesti ebameeldiv, üleolev, ebameeldivalt räägib, vaatab kõiki ülevalt alla, kuigi nagu, mille najal üldse. Ja ega oskusi ei olnud ka. Jah, ta ei viitsinud tööd teha, ta valetas, kõik need asjad, et see oligi jah, tegelikult mu kogu see, et mulle nagu ei mahu pähe see, et kuidas sellised inimesed elus on, sellepärast, et tal on ju vaja süüa, mis tähendab, tal on vaja raha ja mingeid selliseid asju, et kuidas sellised inimesed, kus nad töötavad, sellepärast, et sa võid olla ükskõik kui tark, aga kui sa ei ole piisavalt tark, et inimestega normaalselt suhelda ja aksepteerida ja austada inimesi enda ümber, siis põhimõtteliselt nagu, see on siin täpselt Austraalia näide ka ju iga asjaga, kui me konsultatsioonis või kus iganes räägime, on täpselt see sama, et kui sa ei oska ennast esitleda, siis sul võib väga raske leida tööd. Leida tööd. Jah, absoluutselt. Ma ütleks 3/4 sellest on see, kuidas sa ennast müüd lõppkokkuvõttes. Kuidas sa suhtled. Absoluutselt. Siin eriti inimesi huvitab see, kes sa oled täna, mida sa suust välja ajad versus see, mis paber sul kuskil taskus kaasas on. Et tegelikult kedagi ei huvita, mis paber sul kaasas on. Võib-olla huvitab, aga olulisem on see, kas sa oled meeldiv ja tore inimene ja nii edasi. Et üleüldiselt inimsuhetes ja töövõttes ja mis iganes on ja. Nii et väga põnev on ja. Absoluutselt. Nii et ei tea, huvitav oleks teada, kuhu ta on jõudnud ja mis ta teeb siis. Ma räägin, ma guugeldasin, aga tal on kõik kinnine, võib-olla põhjusega. Igal juhul ja siis veits suhel ise samamoodi, aga ta reaalselt tekitas mul siukse trauma, et nagu jah,
ja minu siis see saaga, ma arvan, me jõuame selle minu saaga ära rääkida või sa räägid see vahele äkki, kuidas sinul tol hetkel see esimene nädal läks ja siis ma saan oma saagat jätkata mingi hetk. Sest me ei ole nagu kogu Seebika ooperi tuumani jõudnud. Ei, minul oli väga tore. Mina möllasin seal oma viinamarjadega. Mul oli, elu oli lill. Jah. Mis sa mõtlesid kogu sellest asjast, kui sa mind õhtuti niimoodi nägid? Ei, no eks ma üritasingi, nii palju kui selles ma ei saa, lõppkokkuvõttes ma ei saa midagi teha, et mingi Krissi-sugused enam-vähem normaalseks inimeseks hakkaksid, on ju. Aga nii, et mina üritasingi aidata nagu nende asjadega, mis ma oskasin või suutsin, eks ole. Et tegimegi neid ingliskeelt, on ju, et sa saaksid paremini aru, tunneksid mugavalt ennast selles keskkonnas. Plus lisaks, mis me oleme alati öelnud, et ükskõik mis, kas füüsiline või mentaalne pool, et kui see nagu saab liiga kannatada, et siis me ei ole kuskile kinni naelutatud. Jah, lõpuni välja. Seda ma ütlesin ka sulle, et kui sa tahad, siis sa võid vabalt ära tulla, et ära nüüd mõtle selle pärast, et süüa meil on ja. Jah. Ja see on nagu sealt, nagu ma ütleks, see oli üks väga otsustav asi tegelikult meil elus, minu nagu mingites asjades, et me olime enne seda, kui me jõudsime Veinikasse tööle ennast nullile rahaga tõmmanud. Ehk siis see oli minu jaoks, ma teadsin, et me elame ilusti ära, pole mingit probleemi, me ei teadnud tol hetkel, me pärast seda lähme veel Cottonisse, nii et meil ei olnud mingit probleemi rahade asjadega ja ei oleks olnud ka siis tegelikult, aga kuna meil nii-öelda tagavaraks suurt midagi ei olnud, me ei teadnud, mis edasi teha, siis ma sundisin ennast sinna minema sellel põhjusel. Ja ma tean, et sa ütlesid seda ja meil oligi kogu aeg see, et kui läheb väga hulluks, ma tulen su juurde ja me lähme ära, et see oli meil siis kokku lepitud. Samamoodi nagu A-liinil oli meil kokku lepitud, et kui lõpuks üle viskab, lähme. Aga et siis meil oli see, et sinule väga meeldis Veinikas, et me siis ei skipi, et me ei lähe nagu mõlemad ära, vaid mina lähen ära ja äkki ma saan siis cateringis tööd siis inimeste juures, kus me tol hetkel elasime. Just. Ja et ma ei pea seal nagu töötama suures pildis, aga minu jaoks oli jah see, et me olime ikkagi ennast suhteliselt nulli tõmmanud rahadega, sest me olime ju mingi, ma ei tea, mitu kuud trippinud enne Veinikat. 3 kuud, jah. Ja pärast seda ei ole mitte kunagi enam sellist olukorda meil olnud ja ma mitte kunagi ei lase sellel olukorral juhtuda, sest ma arvan, et see Veinika asi on mul elu lõpuni väga hästi meeles, et mitte kunagi ei tohi ennast niimoodi rahadega nulli tõmmata. Alati peab olema backup money. Absoluutselt. Nii et ei, minul oli selles jah, et oli siuke magusapu situatsioon, eks ole, et mul tööl läks väga hästi, ma klappisin väga hästi oma meeskonnaga, oma supervisoriga, kõik nagu läks nagu nii ladusalt ja lihtsalt, et selles mõttes minul nagu etteheited ei olnud. Aga samas siis oli see hapu pool oli kõrval, eks ole. Mina olin see hapu, vaata. Aga ei jah, siis me olime niimoodi rääkinud ja mul oli kõik see kogunenud, ma mäletan. Ja siis me vist läksime juba täitsa nagu nii-öelda päris vahetustesse juba tööle, et esimesed nii-öelda need treeningpäevad või nädal, mis see oli, need olid sellised 8-tunnised tööpäevad, edasi olid siis juba 12-tunnised. Ja jällegi, ma oskan tagant järgi neid asju öelda, aga mina mäletan, et algusest peale hakkas pihta, et vaata, siin on see peamanager või see peaboss, vaata, see kõige boss, tema otsustab kõike, mitte kedagi ei koti miski muu. Need jutud olid juba nii ära hirmutatud, nüüd täna ma oskan seda öelda, tol hetkel mitte. See oli algusest peale juba. Algusest peale, ma ei olnud jõudnud sinna töölegi minna, kui ma juba kuulsin neid lugusid, kui õudne, põhimõtteliselt silmad maha ära otsa vaata, muidu ma ei tea, muutud kivikujuks. Ja just on ja, et nagu põhimõtteliselt nagu kuidagi need jutud olid jah, et umbes selles mõttes aus, et nagu just kui ma saan aru, et need inimesed tegelikult tahtsid meid hoiatada, et ala kui sa oled platsi peal telefoniga, siis, ja see manager näeb sind, siis on 2 varianti. Kas ta laseb su täna lahti või ta laseb su lahti siis, kui tekib see esimene sats, kus inimesi lastakse lahti, siis sinu nimi on seal juba tal nimekirjas olemas. Et jällegi Veinikasse ju võetakse hunnik inimesi ja mingil hetkel hakatakse siis sealt välja sortima neid, keda vaja pole. Just. Ja langevad välja siis need, kes siis on kas millegiga vahele jäänud, võib-olla piisavalt head töötajad, mis iganes, näiteks see aasta lasti kas 1 ööl või 2 ööl lasti mingi 8 või 10 töötajad lahti ja värvati uued. Isegi mitte sellepärast, et neid polnud vaja, vaid sellepärast, et nad ei teinud midagi. Ei teinud midagi, kasutud. Peitsid ennast tänkide taga. Nii et jah, põhimõtteliselt.
hakkasid nagu need ja siis oli juba sihuke nagu, ma olin nii kartsin juba teda vaata, et ta tuleb, issand, kõnni kiiresti või ma ei tea, mida tee on ja tee midagi. Ja mul vist ei olnud väga palju kokkupuuteid temaga, ikka noh, seal natukene nipet-näpet ja siis oli suht kohe oli selline nädal, et kõik said 3 vaba tööpäeva. Sellepärast vihma sadas ja noh, tuleme selle juurde tagasi, et 6. päev on see nagu eriti magus päev, et mis sa teenid 6. päevaga? No mingi $600-700. $600-700 ühe päevaga. Nii et kui nagu seda üritatakse ju hajutada, on ju, ikkagi, et kui ei ole piisavalt tööd, siis antakse see 6. päev vabaks. Ja kõik inimesed said mingi 3 vaba päeva, mis iganes, mina iga päev kõnnin tööle. Iga päev ma läksin tööle. Aga siis sa enam ei olnud presside peal ju? Ei olnud, jah? Jah. Jah, okei. Oota, ma tulen tagasi siis selle juurde. Kuna meil juttu jätkus pikemakski, siis tõmbame täna sellele sellele osale joone alla. Just, ja jätkame seda teemat juba järgmine nädal, nii et ütleme siit teile tšauki tšau. Tšau.